Nii, aga kuhu me nüüd jõudsime? Praegusel momendil me jõudsime siis kassinaeri põllu juurde. Et kõrval selja taga on meil näha siis roosa kassinaaris, mis on siis püsik, mille õisime algul korjame natuke. Ja üheaastane kassinaaris, mis siin on näha, siis on lillatöitega. Ja see on selline huvitav teetaim, millel maitset ei ole, väga hea rõga lahtisti, häälepaelad korrigeerib. Eriti õpetajad ja kasvatajad võtavad, kellel on rohkem häälega tööd, et saavad oma hääle jälle korda. Ja see õis siis tekitab meile algselt, kui teed hakkame tegema, potisinise tee. Ja kui selle potisinisele teele lisame natuke hapet, sidrunhapet või sidrunit või õunamohla või astelpajumohla, siis läheb see roosaks. Ja kui sellele asjale veel panna natuke siis soodat, siis läheb tagasi siniseks. Ja kõik need 3 komponenti on tegelikult rõgalahtistid. Ma küsin nüüd sellist asja, et kui me oleme nüüd rääkinud siin mõnda aega, et kas ma saan õieti aru, et valdav osa nagu Eestimaa ravimtaimedest ongi sellised midagi lahtistavad, kas röga või ka mingid muud asja lahtistavad. Et kas nagu mingid sellist ravimtaime oleks, mis annaks nagu sellist elujõudu, vitaalsust, mis iganes? On ikka. Et saada jõudu juurde, siis kindla peale võiks me ju juua siis sügisel korjatud kibuitsamarja, mis annab C-vitamiini ja jõudu juurde. Siis kindla peale järgutab ju meil ka piparmünt, kõik mündilised, et annavad sellist hea meeleolu, tõstavad enesetunnet, parandavad. Et üldiselt on kõik need viljad ja taimed, mis sisaldavad meil C-vitamiine, tõstavad. Näiteks on meil aias kasvab selline asi nagu estragonpuju, see on järgutava toimega, millest valmistatakse tarhunilimonaadi. Et selline toniseeriv ja jõudu juurde andev. Mina näen siin kõrval kohe saialille ja mulle nagu meeldib väga juua saialille teed, praktiliselt meie iga-aastase saialille koguse, mis me oleme kokku korjanud ja kuivatanud, selle joongi mina nagu ainuisikuliselt kodus ära. Ja mina nagu tunnen, et mina nagu saan sellest mingit energiat. Kas see on ka nii või ma kujutan endale ette? Ei tee kujuta ette, sest et saialil on puhastava toimega, et ta puhastab teie organismi, seda paremini liiguvad kõik muud head ained seal sees, tõstab söögiisu ja paneb üldse meie elu nagu paremini käima, et ja põhiline toime siiski on meil puhastava toimega ja just et puhastab maksa. Selge, et kui me nüüd rääkisime enne minu ülekaalust, siis põhimõtteliselt saialille näol saime vastuse.